Martti Nõu, olen täna veel Orissaare muusikakooli direktor ja minuga on siin seltskonnas Eevi Männik. Ja minu andmetel on Eevi Männik olnud Orissaare muusikakooli sündimise juures. Ja nüüd seoses 30. juubeliga me räägimegi Eeviga sellest muusikakooli saamise loost. Nii et tegelikult ma kuulaks huviga, Eevi, kuidas sina mäletad, kuidas sündis Orissaare muusikakool? Tere Martti, aitäh kutsumast. 30 aastat inimese elus, kena noor inimene, kõik on alles ees ja nii kindlasti ka muusikakoolil. Aga algus oli ikkagi suht nutune. Mõte ilmselt tekkis sellest, et kuna ma olin lõpetanud ise Rapla laste muusikakooli. Õppisin akordioni ja olin lasteaias laulutädi. Ja kui ma altklassid õpetajaks sain, siis mul oli klassis klaver ja ma saatsin lapsi ka klaveriga igasuguste laulude ja ürituste puhul. Ja siis tekkiski mõte, et sellest trianglist ja tamburiinist ja ksülofonist on ikka natuke vähe, et peaks rohkem pille õppima. Maimu Sepp oli väga kõva koorijuht ja koorid laulsid ja siis mõtlesingi, et võiks ju mängida ka muid pille ja Orissaarest olid 2 kõva muusikameest, Ants Oidekivi ja Villu Veski. Nemad käisid Kingissepa muusikakoolis. Kingissepa, jah. Ja seal see tunniplaani kokku sättimine oli suht keeruline. Poisid pidid siit ikka nihverdama viimastest tundidest ära, aga õpetajad olid kõik väga arusaajad, sest poisid olid tõelised muusikuhuvilised. Ja esimene käik oligi mul siis Kingissepa rajooni TSNPK täitevkomitee haridusosakonda. Vaat niuke vägev nimi oli. Aga see idee tuligi, mis see motivaator oli? Et olngi Orissaare noortele luua? Jaa, et ikka neid pille rohkem oleks, sest et ma nägin, et kes tahtis klaverit tonksata ja kuulsin kuskilt, et keegi oli seda kannelt mänginud ja Vassili Sepp oli siin ju kõva kandlemängija ja mõtlesin kohe, et kui äkki nendest oleks õpetajad ja et see ampluaa oleks laiem. Ja läksin siis sinna haridusosakonda aga seal öeldi mulle kohe ei, et asjal ei ole üldse mingit mõtet. Teil on ainult 2 meest, kes seal koolis käisid, palju neid muusikahuvilisi ja viisipidajaid ikka siis siukses perifeerias. Aga noori oli ju sellel ajal palju. Praegu on koolis vist 200 ringis, palju siis võis olla 400? 500. Kõiki paralleele, või 3 paralleeli oli väga palju gümnaasiumis. Lapsi oli nii hullult palju. Aga arvati, et ei ole vaja, et umbes, üks on keset mis ta nii keset Saaremaad puhta servas. Käivad sinna kokku, aitab küll, 2 tükki käis on. Läksin siis edasi Tallinna poole. Esimene oli siis seal haridusministeerium. Seal öeldi kohe, et me ei tee muusikakooli mingil juhul ääremaale, teil on linnas olemas, las lapsed käivad sinna. Siis ma mõtlesin, et huvitav, et nemad seal kõrgel ja kaugel teavad täpselt, mida meil vaja on. Aga mina, kes ma siin koha peal elan, siis minu motiivid ja need on puhta valed ja ei vääri üldse kaasa mõtlemist. Sealt ma läksin kohe Kultuuriministeeriumisse. Mul neid prouade nimesid enam meeles ei ole, aga tema hakkas minuga isegi kaasa mõtlema. Andis mulle mingi kuupäeva, et ma läheksin tagasi. Ma läksin tagasi ja ma käisin ja jandasin ja jaurasin ja midagi välja ei tulnud. Raha kuskilt ei saanud, aga tol ajal olid koolis vaba ja valikained. Ja kool võis ise otsustada, mis ainele ta selle annab, kas füüsikale või keemiale või. Aga meie otsustasime selle muusikale anda. Nii et sealt ei saanud mitte muusikakool, vaid muusikaklass. Okei, et kooli juures sai teha muusika. Kooli juures sai teha ja kui nüüd õpetaja saab sinna tööle võetud, siis tema saab sealt vaba ja valikainete arvelt tasu, nii nagu saavad teised õpetajad, kes oleks teinud seda tööd. Siis niimoodi saime selle finantsi paika. Kas siis hakkasid tunnid toimuma? Veel ei hakanud, sest polnud kedagi, kes õpetaks. Okei. Ei olnud, ühel oli palju koormust, teisel ei olnud oskusi,
aga vaat seda mina ei mäleta. Kes teadis, et Sirje Aedmaa on siit Tagavere selle Orissaare ümbruse juurtega? Tasuks Sirjega rääkida, sest Sirje oli kunagi öelnud, et tema tahaks Saaremaale tagasi tulla. Ja otsisin selle Sirje välja, küll ma eile ka nuputasin, ma tahtsin Sirjele helistada. Ta oli seal... Sirje käis eile muusikakoolis. Käis, väga äge. No me saame Sirjega ikka suviti kokku. Tema oli ühes koolis just nimelt rahvamuusikaõpetaja. Tal oli akordion, kannel, mis iganes õpetas seal. No ja siis mul tuli minna sinna Tallinna, ei ole Harju rajooni haridusosakonda, mis oli Roosikrantsi tänaval. Seal oli siuke lühikene kaupeaga mees, kes ei saanud kuidagi aru, miks pärast mina seda Sirjet tahan sealt Saaremaale tuua, kui Saaremaal peaks ikka inimesi olema, kes pilli mängivad. Noh, selle pika jaurumise peale siis saime ikka niimoodi, et Sirje tuli ka osakonda ja rääkisime selle põhjuse ära ja Sirje saigi Saaremaale ja nii hakkasidki tunnid toimuma. Et sellel ajal ei saanud nii, et inimene valis endal töökohta. Oi ei. Ei olnud nii, et ma tahan tööle minna, ma lähen siit töölt ära ja lähen teise tööle. Nii see asi ei käinud, partei ja valitsus oli see, kes ütles. Ja osakond ütles, et tema peab siin olema ja mitaks olid mingid tingimused ka seal, ma ei mäleta ausalt öelda seda, aga igal juhul Sirje siia tuli. Ja vaat siis selle väga pisku ees, sest kui palju see tunnitasu oli, ega ma ei mäleta täpselt, aga hakkas tema tasapisi tööle ja me saime ka võimaluse, et lapsevanemad tasustasid kõrvalt. See läks ilusti läbi raamatupidamise ja niimoodi sai Sirje mingilgi moel pisikese tasu. Aga see ei olnud veel siis nii-öelda muusikakoolina vormistatud, see oli enne seda? Absoluutselt, see oli ainult muusikaklass. Muusikaklass enne seda nii-öelda? Just enne seda, see oli nagu see eellugu, proloog. No ja Sirjel hakkas aga neid lapsi aga juurde tulema ja see muutus, see gruppide hulk ja grupis olevate õpilaste hulk nii suureks, et Sirje ei saanud enam üksi hakkama. Kas kitarriring oli ka see sama muusikaklass või? Jaa, täpselt. Ma ise käisin seal kitarriringis. Just, see oli see sama muusikaklass. Just. Aga et saada nüüd muusikakooli, selleks oli vaja, tollel ajal ikka hirmus palju võimelda, et sa saad selle eelarvega kõigepealt haridusministeeriumisse sisse. See, mis sa juba ette rääkisid, see kõlas nagu läbi, ma ei tea, seinte minek. Ongi, läbi seinte ongi minek ja seal oli üks väga kaeram raamatupidaja, kes ütles minule niimoodi, et teate, te võite seal koha peal ju igasuguseid asju välja mõelda, aga ega siis need ei pruugi kõik täide minna ja neid ei ole kõiki vaja ka. Vaat see mind väga pahandas. See andis sulle kütust juurde? See andis mulle kütust juurde, täpselt nii. Ja siis, kuna ma olin 1988–1995 kooli direktor, vaat siis mul oli ikka neid niite ja hoobasid natuke rohkem ja siis ma kukkusin siin ringi käima ja kuskilt äkki selgus, et Liivi Tamm on flööti õppinud. Sain siis Liivi kätte, me elasime Liiviga ühes majas, televisioonimajas, tema abikaasa ka televisioonis tööl. Ja pika jutu peale Liivi hakkas alguses õpetama flööti. Ja vaat siis me hakkasime koos ajama seda muusikakooli asja, et jätaks need vaba- ja valikained rahule, lõpetaks ära muusikaklassi ja alustaks muusikakooliga. See eellool nagu põhinedes tundub nagu päris suur ülesanne nüüd vormistada uus kool sellel ajal, kui kõik nagu ametnikud üldse kaasa ei mõtle? Absoluutselt kaasa ei mõelnud. Kui ma käisin kas siis seal haridusministeeriumis või kultuuriministeeriumis, siis nad ei leidnud isegi neid pabereid üles, mis eelmine kord me vormistasime, sest nad ei olnud nendega vahepeal tegelenud. Aga mina idioodi järjekindlusega muudkui käisin ja käisin. Vaat minul on... Sellel ajal ei olnud ju ka e-kirju, ei olnud nutitelefone, sa pidid minema ukse taha ja saama kätte inimese. Ja linna. Bussiga linna ja saama inimese kätte ka. Ja täpselt, ja istusin nii kaua. Istusid ja ootasid, kuni inimese kätte saab. Täpselt nii.
ja sihuke viga on mul küll eluaeg olnud, et vaata, mind teeb pahaseks, kui inimesed ja ma ise ka leian põhjuse, miks ma seda asja teha ei saa. Kui ma loon võimalus leida just see võimalus ja vahend, kuidas meil asja ära teen. Ja kui ma siis nägin, kui palju lapsi oli huvitatud muusika õppimisest, klaverit just ka, ja kui palju vanemaid käisid küsimas, no aga lihtsalt nad ei mahtunud ära enam. Ja nii oligi siis, ma ei mäletagi neid esimesi klaveriõpetajaid, noh, Monika oli siin, kes siis oli, Maimu ise aitas kõrvalt. Ja siis ma mäletan seda päeva väga hästi, kui tuli kooli või Saaremaale Anne Kann. Helen Aasma vist oli ka üks ja Helen Aasma, Ilvi Pihl. Ja tema olid, nemad käisid kahtlast. Ja vist oli ise, ja Ilvi ja Helen Aasma käisid kahtlast ja olid nõus käima ja Anne tuli siis veel abiks ja niimoodi me olime selle Liiviga ühes kabinetis, kus praegu on direktori kabinet ja vaat seal üle laua me kogu aeg neid asju ajasime. Hommikul alustasime, õhtul lõpetasime ja kui Liivi oli nõus siis direktoriks hakkama, vaat siis läks juba asi lahti, sest me lihtsalt kahekesi käisime. Üks siiapoole, teine sinnapoole ja saimegi lõpuks selle muusikakooli staatuse. Kes selle siis lõpuks andis? Haridusministeerium. Haridusministeerium, jah. Sest eelarve oli Haridusministeeriumi poolt. Sest raha tuli haridusosakonda ja sealt ta tuli kooli. Aga mis sinna siis tuli viia, sutsuliha või kuidas see otsus lõpuks siis läbi? Mis selle jää liikuma pani? Mina arvan, et see meie jäärapäine järjekindlus. Lihtsalt käia ja rääkida. Just, käia ja rääkida ja ma arvan, et me lihtsalt rääkisime nad surnuks. Just nimelt see jäärapäisus. Sa tead isegi, et taguda tuleb, no see on nii klišeelik asi, et taguda tuleb rauda nii kaua, kui ta kuum on, aga no narr oli poole peale ka jätta. Ja Liivi oli nõus asja vedama, kuna mul oli siis juba rauas ka mereklassi tegemine. Siis oli korraga liiga palju asju ja Liivi tubli naine alustas kohe. Ja siis ma mäletan, et kui ma käisin haridusosakonnast, siis osakonna juhataja Velivarik. Noh, ega ta väga minuga rääkida ei tahtunud, ta ennemini vältis mind, sest vaata, mina olin ikka oma tahtmise saanud. Ja kui nüüd kõrvutada seda mereklassi loomist ja muusikaklassi loomist, et muusikaklassi puhul, eks ole, no palju neid ikka vaja on siia. Tuleb veel meelde see, et kui ma seda mereklassiga tegelema hakkasin, siis ütles see sama mees mulle niimoodi, sellest ei tule nii midagi välja, Kingissepa esimeses keskkoolis prooviti, ei tulnud välja. Ja siis eile ma mõtlesin, et täpselt sama lugu nagu vennad tuulikud läksid abrukalt suurele maale ja seal imestati, te mängite seal palli. Kas te palli kinni jõuate püüda enne, kui ta merre läheb? Ühesõnaga, et arvatakse, et see kõik niisugune piisike ja väike ja siin ei saagi midagi toimuma. Ja küll ma tahaks nüüd, kindlasti neid inimesi ei ole, võib-olla on kõrges vanuses nad siia tuua ja näidata, mis on sellest muusikaklassist saanud.